Tervist, mina olen Arno ja siin ringi vaadates tundub, et võõraid nägusid ei ole, nii et enda tutvustamisega väga vaeva ei hakka nägema. Võib-olla siis selle teema koha pealt võin öelda, et mina olen siis reservohvitser Lipnik Lehtsaar. Kõlab palju uhkemalt, kui see tegelikult on, aga Lipnik ongi selline, ei ole liha ega kala, sihuke vahepeal nauaste seal vahel, aga jah, see ma siis nii-öelda olen. Ja Kaitseväes siis käisin 2 aastat tagasi ja siis nüüd selle aasta alguses mõtlesin natukene rohkem selle teema peale. Ja esiteks, et miks see teema üldse oluline on, et kas kristlane peaks riigi eest tapma? Esiteks ma olen seisukohal, et kui meil on põhimõtted või asjad enda jaoks läbi mõeldud, siis me käitume nende põhimõtetele vastavalt, kui me oleme nii-öelda tugevamad. Aga kui meil neid ei ole, siis me lähtume sellest, kuidas me parasjagu mingil hetkel tunneme või meile mugav on või kuidas teised siis sellises olukorras käituvad. Võib-olla lihtne näide on see, et kõik me oleme põhikooli lõpust ja gümnaasiumi kuskil sealt nagu olnud ja see, et nii-öelda üks 15-aastane noor inimene joob alkoholi, see on kuidagi selline paratamatus ja need, kellel on kuidagi kristlik kasvatus või mingid põhimõtted, kas siis väljapoolt juba tugevamalt nagu kuidagi soovituslikult ees, et siis üldiselt nagu ei jooda. Selle teemaga üldiselt ei ole nii-öelda mingi ühtne kindel seisukoht, mis on lapsepõlve kasvatusega kõigil nii-öelda kaasa antud. Ja see panigi mind mõtlema, et kui ma sellele küsimusele, kas ma ise oleksin valmis tapma, ma ei oma mingit kindlat seisukohta, siis ma ilmselt käituks täpselt nii, nagu mulle öeldakse tollel hetkel, kui siis nii-öelda tapmiseks läheb. Ja olgu siis selleks, et kas ükskõik mis riigi eest ma sõdin parasjagu, teeks lihtsalt nii, nagu parasjagu mulle mugav on. Ja mitte siin nüüd ka nii väga morbiidseks minna, aga ma ise mõtlesin, et mis on tõenäosus, et mina peaksin reaalolukorra tõttu võtma relva kätte ja sõdima. Ma ise praegu olen 21-aastane ja kaitseväe kohuslane olen siis veel umbes 40 aastat ilmselt. Mingit protsenti ma kuidagi välja siit ei oskaks nagu arvutada, aga mõtlesin, et äkki see tõenäosus võiks olla näiteks 50. Aga see on täiesti nii-öelda õhust võetud number, see võib olla täiesti teistsugune ka. Võib olla palju väiksem, võib olla palju suurem. Võin lohutuseks öelda, et kui ma selle protsendi ütlesin endisele ohvitserile, praegusele nii-öelda Saalemi koguduse pastorile Urmas Roosimaale, siis tema arvas, et see protsent võiks väiksem olla. Vähemalt lootis. Ja esiteks siis esimene punkt ongi see, et kui seda põhimõtet endale ei ole kujundanud või selgeks mõelnud, et siis me lähtume sellest, mis on nagu mugav. Ja teine põhjus, miks seda on enda jaoks hea läbi mõelda, on mul endal natukene nii-öelda isiklik. Ehk siis, nagu ma ütlesin, ma olin siis kaitseväes, sain nii-öelda ohvitseri staatuse, ehk siis ma juhtisin rühma, mul oli nii-öelda 30 inimest, keda mina siis nii-öelda koordineerisin. Aga ma ei olnud hea rühmaülem. Ma olin liiga pehmo, ma proovisin kuidagi kõigile meele järgi olla, proovisin nii, et kõik oleks nagu rahulikult ja sõbrad, aga see tekitas olukorra, kus ei olnud minu rühmas distsipliini ja see mingit autoriteeti mul ka väga ei olnud ja see tegi mul teenimise päris raskeks. Ja Eestis on siis nii, et kui sa nii-öelda 11 kuud või 8 kuud kaitseväe läbi teed, siis on kordusõppused ja mina siis nii-öelda, kuna mul oli seal nagu raske olla, ma hakkasin nagu kartma seda kordusõppuse kutset ja kui mul sõbrad pidid minema, siis ma kuidagi hirmuga mõtlesin, et huvitav, kas minu postkastis on ka see kutse nii-öelda olemas. Ja ma sain aru, et kui ma veel ise päris täpselt ei tea, kas ma oleksin nagu valmis tapma või mis ma üldse seal kaitseväes nii-öelda nagu teeksin, siis see tegi asja veel nagu nii-öelda keerulisemaks. Ja ma sain ka aru, et ma pean selle asja nii-öelda enda jaoks läbi mõtlema, et kas ma olenemata sellest, mis ma tunnen või mõtlen, ma teenin innukalt oma positsioonil riiki edasi
või siis ma teen teadlikke samme selle nimel, et ma väldiksin siis nii-öelda relva kättevõtmist. Ja selleks, et siis endas nii-öelda selgusele jääda, ma käisin nõustaja juures, et minu nii-öelda isiklikud soovid või tunded ei hakkaks mõjutama minu põhimõttelisi otsuseid. Siis vaatasin C.S. Lewis, kes on siis Narnia raamatute autor ja üldse paljudele suureks usuliseks autoriteediks, on kirjutanud artikli Why I am not a pacifist, ehk siis miks ma ei ole patsifist, ehk siis miks ma pole inimene, kes väidab, et vägivald on igal juhul halb ja seda tuleks iga hinna eest vältida. Ja lisaks siis sellest on siis YouTube'is on päris selline hea huvitav sketš nii-öelda tehtud, et selline päris pikk, aga väga, väga põhjalik. Ja siis ma sain Urmas Roosimäega kokku, kes on siis endine sõjaväelane, kuulasin nii-öelda tema mõtteid, mis tema sellest teemast arvab. Siis lugesin Ago Lilleorg, on siis olnud samamoodi kaplan, ehk siis nii-öelda vaimulik nõustaja Kaitseväes aastaid ja oma magistritöö kirjutas teemal, et sõjateooriate võrdlus kristlikust perspektiivist, et selle magistritöö lugesin ka läbi. Ja siis lisaks suhtlesin veel sõpradega sellel teemal, et siis nii-öelda endas selgusele saada. Näiteks Kristiinaga sain kokku, sest ma teadsin, et tema oli mõelnud Kaitseväkke mineku peale tüdrukuna ja oli nii-öelda erinevate inimestega selleks kokku saanud, et seda teemat enda jaoks läbi mõelda. Ja sellest lähtuvalt siis kujundasin endale nii-öelda teema koha pealt seisukoha ja siis nii-öelda jagan ka enda mõtteid sellest ja neid ei pea võtma kui nii-öelda puhast kulda, vaid pigem nii-öelda võite mõttes vaielda minuga ja mõelda, et kuidas teie siis selle teema koha pealt nii-öelda arvate. Ja lähtusin siis pigem nagu küsimusest, et kas kristlane peaks Eesti riigi eest tapma, vaid mõtlesin, et kas mina isiklikult oleksin valmis Eesti riigi eest tapma. Ja sisu poole pealt siis nii, et ma leidsin, et sellel asjal on nii-öelda 2 eeldust või 2 asja, milles tuleks endale nii-öelda selgusele saada. Esiteks, ei saa olla patsifist ehk vältida vägivalda, kui sa tahad Eesti riigi eest sõdida, kui sa arvad, et see on nii-öelda kõige suurem nii-öelda väärtus. Ja teiseks, sa pead olema valmis tooma enda heaolu ohvriks, kui sa tahaksid sõdida Eesti või ükskõik mis riigi eest. Ja võib-olla, kui mina selle teema peale mõtlesin, siis ma sain aru, et tegelikult mind ümbritsev keskkond on mind nendes 2 punktis päris palju mõjutanud. Ja mul tundub, või vähemalt minul on nagu selline mulje jäänud, et Eestis kristlaskond on Jeesusest ja Jumalast maalinud sellise väga pehmoliku pildi. Kõik peab olema väga selline tasane, rahulik, keegi ei tohi kõva häält teha ja vaoshoitus on siis selline väga kõrge nii-öelda prioriteet. Ja ma arvan, et sellele on väga tugevalt kaasa aidanud ka see, et kuidas me Jeesust visuaalselt oleme kujutanud. Teero võib panna esimese pildi, kus siis on näha, kui ta sinna tuleb, et kuidas siis meie tihtipeale Jeesust enamasti nii-öelda kujutame, et sihuke auhiilgus on ikka peal kohal ja lammas käib ka ikka käe kõrval. Ja siis teise pildi peal on selline, et milline Jeesus nagu pigem võis nagu välja näha. See ei ole nüüd nii-öelda, et Jeesus nägi selline välja, aga arvestades siis kultuuri ja nii-öelda seda, et siis ta tõenäolisemalt nägi välja selle vasakpoolse moodi kui parempoolse. Ja miks see on siis nii-öelda oluline, et kui me piiblit loeme ja me kujutamegi Jeesust ette nii, et tal käib alati nii-öelda vaiksel sammul, et tal on lammas nagu käe kõrval, siis see võib paratamatult mõjutada seda, kuidas me tema olemust nii-öelda tõlgendame. Ja tihti me ei arvesta sellega, et näiteks Jeesus lükkas rahavahetajate lauad ümber, Johannese 2.15, ja ta tegi endale paeltest piitsa ning ajas pühakojas välja kõik, nii lambad kui härjad, ja puistas laiali rahavajatute mündid ning lükkas kummuli nende lauad. Ja kui mina seda nagu kirja kohta ette kujutan, siis ma ei
tundub nagu ebatavaline, et see on nii, et Jeesus nagu oma lambaga läheb ja siis ütleb, et kuule, et Peetrus, ole hea, et hoia lammast, ja siis hakkas seal nagu vaikselt neid nagu ümber lükkama, peaasi, et nagu katki ei läheks. Mina arvan, et see päris nii välja ei näinud. Või siis Jeesus samamoodi ütles Mattuse 12:34, et variseridele, teie rästikute sugu, kuidas te võiksitegi rääkida head, kui te olete kurjad. Ja kui me vaatame veel Vanasse Testamenti tagasi, siis kui karmiks või asjad seal veel tegelikult on läinud, et jah. Ja kui me vaataksime nüüd ainult neid kirjakohti, siis võib-olla Jeesusest läks jälle teisipidi nii-öelda vale mulje, sest Jeesus tegelikult ongi armastus ja väga hell ja nii, aga mulle endale isiklikult tundub, et pigem see nii-öelda meie kristlikus kultuuriruumis on kristluse nii-öelda selline pehmosus, pigem nii-öelda sinnapoole see nii-öelda reaalne pilt kaldu, aga see on minu enda arvamus. Aga meid ei mõjuta ainult mitte kristlased, vaid ka üldine keskkond, kus me nii-öelda elame. Ja praegune heaoluühiskond, tarbimisühiskond on väga indiviidikeskne. Mäletan, kui ma olin 10-aastane, siis ma olime maapoes ja ma mõtlesin, et Rubiku kuubik. Mõtlesin, et päris lahe oleks seda osata kokku panna. Siis nuiasin, maksis hästi vähe, mingi paar krooni tollel ajal vist, ja siis nii-öelda vanemad ostsid sellele, aga palju üks, ma ei tea, paarikroonine Rubiku kuubik töötada saab, tegelikult ei töödanudki, mingi kriisis ja kasudast miskit ei olnud. Ja mis ma siis tegin, oli see, et ma lihtsalt loopisin seda igale poole ja lõpuks lihtsalt viskasin minema. Ja Timothy Keller on oma raamatus Abielu tähendus kirjutanud, et tegelikult see sama nii-öelda asjadest mitte hooliv mõtteviis on meil edasi kandunud suhetesse. Ja ükskord netist ma nägin päris tabavat nii-öelda pilti või nii-öelda tsitaati. Ehk siis võite korra lugeda. Ehk siis, et nii-öelda ajakirjanik küsis paari käest, et kuidas te olete suutnud siis 65 aastat järjest koos püsida. Ja naine vastas, et meie oleme sündinud ajal, kus asju parandati, mitte kui ei olnud võimalik parandada, siis parandati, mitte ei visatud lihtsalt minema. Ja miks see siis nii-öelda oluline ongi see, et me tegelikult nii-öelda suhetes ja massides me oleme väga indiviidikesksed ja me tahamegi endale seda headolu, me ei ole valmis seda nii-öelda ümbritsevate inimestega nii-öelda jagama. Ja Allan Kroll, Eesti tuntud jutlustaja, on päris tabavalt öelnud, et tänapäeva 3 ainsus on mina, mind ja mulle. Ja seda nii-öelda kajastab ka see, kuidas on nii-öelda Eestis ja üldse sellised indiviidikesksed usundid levimas, New Age, kus sa saadki nagu endale parajasti täpselt selles Jumala kujundada, kuidas sulle endale nagu sobib, need asjad on nii-öelda levima hakanud. Ehk siis need 2 punkti, et see vägivaldsuse punkt, mulle tundub, et see on nii-öelda kristliku kultuuri poolt natukene kallutatud, ja see indiviidikesksus ja isikliku inimese heaolu, mulle tundub, et see on üldiselt ühiskonna poolt nii-öelda kallutatud. Ja kui me võtame ette nüüd need 2 punkti ja alustame siis nii-öelda sellest teisest, et kas me peaksime enda ja pere mugavuse ja heaolu õilsal eesmärgil valmis olema ohvriks tooma. Ja mitte siis võib mõelda nii-öelda selle sõja perspektiivi, vaid pigem üldiselt. Ja kui ma ise mõtlesin, siis minu jaoks on nagu väga suureks eeskujuks olnud inimesed, kes on ajaloost valmis seda olnud tegema. Näiteks 18. sajandi lõpus, 19. sajandi alguses Briti poliitik William Wilberforce oli endale südameasjaks võtnud, et võidelda orjakaubanduse vastu. Ja
parlamendi nii-öelda seaduse nõukogu, ta käis ja ikka ja jälle tõi sedasama teemat nagu üles, et ei, me ei saa orjakaubandust lubada ja ta oli valmis oma elu sellele pühendama, muust loobuma, et tugevalt selle vastu sõdida, mis ei olnud absoluutselt kerge ja selle kohta nii-öelda lugedusi kuuldes minul tekkis nagu sees selline suur respekt, et ta oli valmis enda heaolu ohverdama selle nimel, et midagi üllast korda saata. Ja samuti, kui me vaatame piiblisse, siis Matteuse 5:10-12 ütleb, et õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugu kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid. Ja neid nii-öelda kirjakohti on veel, kus tegelikult piiblis rõhutatakse seda, et meie kui indiviidi isiklik heaolu ei peaks olema meie suurim või väga kõrge eesmärk. Ja teine pool siis, et kas me peaksime olema valmis tarvitama vägivalda, sõdima, tapma õilsa eesmärgi nimel. Luuka 3:10-16 on siis kirjas, kuidas siis rahvahulgad küsisid Johanneselt, mis meil siis tuleb teha? Aga tema kostis, kellel on 2 särki, jagagu sellele, kellel ei ole. Ning kellel on toitu, tehke niisamuti. Ent ka tölnerid tulid, et lasta ennast ristida ja nemad ütlesid, õpetaja, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Aga temalt küsisid ka sõjamehed ja meie, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge väljapressijad, leppige oma palgaga. Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. Siis vastas Johannes kõikidele, mina ristin teid teega, aga tulemus on minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Ehk siis, kui Johanneselt küsiti sõjameeste kohta, et mis meie peaksime tegema, siis ta ei öelnud, et ärge tapke või ärge sõdige, vaid ütles, et ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge väljapressijad, leppige oma palgaga. Ja kui me vaatame veel sellele, mis tihti tekitab selle põhilise küsimuse, et kas me peaksime või 10. käsku, et kas me peaksime siis tapma, käsk on ju, et ära tapa, siis ma ise ei ole mingit erialast kirjandust uurinud, aga nii Urmas Oosimaa kui ka teised targad on öelnud, et seal on pigem mõeldud mõrvamist, mitte seda, et sa ei tohiks kindlasti mitte lihtsalt tappa. Ja ma ise jällegi mõtlesin ennast olukorda, et kui mind või minu peret ründaks keegi, et kas mina oleksin valmis siis oma pere kaitseks teist inimest haavama või tapma. Ja ma leidsin, et kui kaitsmisest saaks tagada vigastamisega, siis ma igal juhul kasutaksin seda varianti, aga kui muud varianti lihtsalt üle ei jää või ma oleksin valmis ka näiteks püssist lastes, ma ei suuda sihtida nii täpselt, ma oleks ka valmis sellega riskima, et ma võib-olla tõesti pean inimese selles olukorras tapma. Samas laiendasin seda suuremalt ja mõtlesin, et kui ma oleksin siis valmis enda pere eest tapma, et kui oleks olukord, kus on näiteks pommivöödega inimesed lennujaamas, palju inimesi ja minul on siis valida, et kas ma surman selle pommivööga inimese või lasen tal pool lennujaama õhku lasta või siis, kui seal on ka rohkem pommivööga inimesi, siis mina leidsin, et ma olen ka valmis tapma suuremat hulka inimesi selle nimel, et kaitsta veel rohkemaid. Ja C.S. Lewis on ka välja toonud selle, et sõda ei ole tegelikult kõige suurem kurjus või halb asi, vaid kui üks riik teise okupeerib ja orjastab sealsed elanikud, siis on see tegelikult veel suurem kurjus ja kahju. Ja minu selle järeleldus oligi see, et ma olen valmis kasutama vägivalda ja ma olen ka valmis tapma, kui muud varianti ei jää üle.
Ja siis tekib küsimus, et kas Eesti riik on siis nii-öelda piisavalt õilis või tähtis, et selle eest, kas me peaksime olema valmis sõdima ja tapma. Ja Sander siin võttis mu kirja kohe ära. Et ma juba enne mõtlesin, et huvitav, et kui ma oleksin nagu siis proovinud tulihingeliselt vastu seista sellele, et me ei tohiks kindlasti tappa, et siis huvitav, kuidas ma oleks sellest kirjakohast mööda vingerdanud. Aga õnneks ma ei pea seda tegema, sest ma tahtsin ise ka selle välja tuua. Ma seda uuesti lugema ei hakka, aga nagu siis Sander ka ütles, et tegelikult me oleme seatud Jumala poolt võimu alla ja meil on kohustus nii makse makstes kui ka muid riigi kohustusi täites sellele kuuletuda. Ja lisaks ma tooksin siis teise kirjakoha veel välja, 1. Peetruse 2:12-13. Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategija eest, siis pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumala lau armu andmise päeval. Alistuge issanda pärast kogu inimlikule korrale, olgu kuningale kui kõige ülemale. Ja need kirjakohad annavadki märku, et need riigi piirid või riigi korrad, mis meil siin maailmas on, et need ei ole kuidagi lihtsalt nii on ja nii lihtsalt jääb ja Jumal on sellest nii-öelda suva, vaid need ongi tegelikult Jumala poolt meile seatud. Ja kui mõtleme, mida me tegelikult riigilt nii-öelda saame, haridus, haigekassa, teed, nii edasi, ja need on nii-öelda õigused, mis me saame, aga samas nagu elus ikka, õigustega kaasnevad ka kohustused ja Eesti riigis need kohustused on see, et me peame maksma makse ja peame olema ka valmis riiki ja riigi iseseisvust kaitsma. See moodustabki siis nii-öelda ühtse terviku, mida me saame järgida. Ja selle teema peale mõeldes ma mõtlesin, et alguses ma olin seisukohal, et see sõdimine ja see on ikka üks maru kahtlane asi ja see piirid ja riik ja et kuidas inimese tapmine on ikkagi midagi nii palju hullemat kui ükskõik mis muu. Ma olin seisukohal, et seda ma ei peaks ikkagi tegema. Aga siis mis minu jaoks oli päris suur argument, oli see, et kui ma mõtleksin, et mina olen Eesti peaminister ja kaitseminister ühes isikus ja minu käes on siis nii-öelda riigi kaitsevõim. Et kas ma kehtestaksin Eestis olukorra, kus kaotame kaitseväe ära, kaotame sõjaväe ära, seame üldise patsifismi, keegi sõdida tappa ei tohi ja kõik tegevväelased ja ohvitserid ja saadame muule tööle, et mis me seda kaitseväega ikka siin nii-öelda riigi raha eest 2% SKP-st on vaja mujalegi suunata. Ja ma mõtlesin, et kui ma ise saaksin seda otsustada, siis ma ei julgeks või ma ei saaks sellist otsust vastu võtta, sest see kaotaks meie riigi ilmselt. Ja Ago Lilleorg kirjutas ka oma magistritöös, et kuni 331. aastani oli kristlased olnud patsifistid, siis oli see muutumas ja seda põhjustas 3 asja. See, et langes ära nõue sõjaväes olles ebajumalale ohverda, mis tegi kristlastele Rooma armees teenimise vastuvõetavamaks. Teiseks, riik ei olnud enam vaenlane, vaid kristlaste kaitsja. Ja kolmandaks, mis siis seda pointi kinnitab, on see, et kristlased tõusid Konstantinianuse ajal kõrgele riigi ametikohtadele, kus nad pidid riigikaitse probleemidega tegelema. Varasemalt kristlased sellist vastutust ei olnud. Kui sa tegelikult ise peadki nagu sellele küsimusele ütlema, et kuidas me siis teeme, siis mina leian, et on raske öelda, et kaotame sõjaväe ära ja kui ma ise sellises olukorras ütleksin, et sõjavägi on oluline, siis nii-öelda käsutäitjana või alluvana ma näen, et oleks õiglane ja ikkagi põhjendatud, et ma peaksin seda käsku ka täitma. Teiseks,
mis mõtte tõi välja veel C.S. Lewis, on see, et kui me mõtleme sellele nii-öelda teemale või pondile, mida kirjandis kõik peavad kirjutama, et makspunkte saada. Ehk siis see point, et mida ema Theresalt küsiti, et sa oled ju kui nagu vihmapiisk ookeanis, et miks sa nagu üldse pingutad või miks sa inimesi aitad, sest sa ju ei mängi selles suures nii-öelda pildis mingit rolli. Ja ema Theresa siis küsis reporterilt selle kohta, et kui sina teed head, et siis me oleme juba ju 2 vihmapiiska. Küsis, et kas sul pere ka on? Reporter vastas, et on. Ja ema Theresa ütles, aga et siis on meid juba ju peaaegu 5. Ja selle asja point on see, et kui sa tegelikult näed, et midagi on head ja midagi on vaja muutmist, siis sa pead alustama iseendast ja see saab muuta maailma ja see saab kanduda edasi. Ja mis siis on, minu väide on see, et patsifismi puhul ja see, et kui sa keeldud riigi eest sõdimast või sa keeldud sõdimisest, siis see printsiip ei toimi. Sest mis juhtub siis, kui sa teed head ühele inimesele, on see, et 1 inimene saab aidatud. Mis sa teed, kui 5 inimest teevad igaüks ühele inimesele head, saab 5 inimest aidatud. Aga mis sa saavutad sellega, kui sina üksi seisad selle õilse põhimõtte eest, et sa ei tapa? Kõik me oleme nõus, et tapmine on halb, kõik me oleme nõus, et seda peaks igal juhul, et see ei ole midagi õilist ja head. Aga kui 5 inimest otsustab, et nemad ei tapa, siis riigikaitse seisukohalt kõik ülejäänud peavad seda ikkagi tegema. Asi toimiks siis, kui enamik riigis elanikest otsustab, et ei, meie ei tapa, meie väldime seda, siis saaks riik võtta vastu vastava seisukoha, aga ka siis ei oleks see probleem lahendatud, sest teised riigid ilmselt seda põhimõtet vastu ei võtaks ja siis tekib jällegi olukord, kus tegelikult ikkagi kõik peavad olema valmis sõdima. Ehk siis üksikisiku muutus selles küsimuses C.S. Lewis ja ma olen temaga nõus, olukorras ei toimi. Ja ma nüüd ei mäletagi, mis seadusest ma selle välja olen toonud, aga paragrahv 124, et Eesti kodanikud on kohustatud osa võtma riigikaitsest seaduse sätestatud alusel ja korras. Alaklausel on siis usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keelduja on kohustatud läbima asendusteenistuse seaduse ette nähtud korras. Ja sõdurivandes, mis siis nii-öelda kaitseväes antakse, kõik inimesed nii-öelda tunnistavad, et nad on valmis Eesti riigi eest sõdima ja tapma ja ka surema. Ja minu järeldus on siis see, et me peame kuuletuma meie korrale ja Eesti riigis tähendab see siis ka seda, et me peaksime olema valmis sõdima ja sõdimine tähendab seda, et me peaksime olema valmis ka tapma. Ja siis tekib veel küsimus, et mis juhul on õigus mitte sõdida. Ja ma olen üldiselt seisukohal, et me peame täitma riigi seadust seni kaua, kuni need lähevad vastu pühakirja seadusega. Ja kui me mõtleme tagasi sellele loole Vanast Testamendist, meil ilmselt, kus te teate seda, kus olid, äkki oli 3, võite parandada, inimest, kes ei olnud valmis kummarduma tollele riigil seatud nii-öelda kuningale ja nemad lihtsalt seisid ja ütlesid, et nemad kummarduvad ainult Jumala ees. Ja nemad seisidki nii-öelda sellel ja nemad nii-öelda selles hetkes riigi seatud võimul ei kuuletunud. Ja kui me nüüd ajalukku vaatame, siis kas me saaksime öelda seda, et need natsiohvitserid, kes eirasid riigi poolt seatud käsku ajada või nii-öelda siis juute gaasikambrisse, kas nemad tegid tollel hetkel valesti? Mina ütleks, et nad ei teinud valesti. Nad tegid õigesti, et nad eirasid nii-öelda riigi käsku ja ei tapnud süütuid inimesi. Ja see tekitab päris sellise nii-öelda raske olukorra, et kus sealt siis see piir läheb.
Ja ma selles osas saaksin nõustuda Martin Luteriga, kes on öelnud, et kristlane peab oma siis sulgedes sõja või siis ükskõik mis teenistusest keelduma, kui ta kindlalt teab, et tegu on ebaõiglase sõjaga. Aga kes siis ütleb, kas tegu on õiglase või ebaõiglase sõjaga? Siinkohal kahjuks ei ole minul väga head vastust anda. Ja ma leiangi, et see otsus tulebki teha oma südametunnistuse ja Jumala kõnetuste ja piibli varal. On kirjutatud siis nii-öelda mingid õiglase sõja teooriaid, kus on mõned punktid nii-öelda välja toodud, ehk siis esiteks on see, et õiglases sõjal peab olema õige põhjus, üldiselt on siis selleks see, et keegi teine ründab ja sul on õigustatud ennast kaitsta. Teiseks on see, et see sõda peab olema kuulutatud välja kellegi normaalse autoriteedi poolt, et ei ole nii, et keegi lihtsalt ütleb, et nüüd sõdime ja siis kõik sõdivadki, vaid see peab olema siis nii-öelda riiklikult tunnustatud, välja kuulutatud sõda, et siis seda saab võtta tõeks pidavamalt. Ja kolmandaks siis sellel sõjal peaks olema õige eesmärk. Eesmärkidena võib siis olla näiteks kaitsta kannatanud ebaõiglaste rünnakute puhul, taastada rikutud õigused või siis rajada uuesti võimalik kord inimväärseks eluks. Ja see, kui keegi proovib lihtsalt oma riigi piire nihutada või mingeid maavarasid suurendada, siis tegu ei ole õiglase sõjaga ja mina leian, et sellisel puhul peaks keelduma sõdimisest. Lisaks on ka nii-öelda sõjas eetikanõudeid. Üks on näiteks see, et ei tohi tappa kõiki, vaid tohib tappa neid, kes sinu vastu sõdivad. Ei tohi tappa tsiviilisikuid. Ja see on ka põhjus, miks ei tohi tsiviilisikuna tegelikult omada relva ja teist tulistada, sest see seab sõjas ebavõrdse olukorra, sest siis ei saa seda vahet nii-öelda teha. Ja teiseks peab kehtima ka proportsionaalsuse nõue, et kui sa siis kaitsedki oma riiki, oma rahva seadusi, siis sa lihtsalt sellepärast, et kuidagi kätte maksta või nii, et sa ei või teise inimese või teise riiki linna tuumapommiga õhku lasta või kuidagi gaasirelva kasutada. Et sa pead oma eesmärgile vastavalt kasutama neid nii-öelda sõjalisi vahendeid. Ja üldiselt ma jällegi taas nõustun Martin Luteriga, kes on kirjutanud, et kristlane peab võimalikult usinalt selle pärast vaeva nägema, et asjas selgust saada, et kas siis asi on õiglane või ei ole, õiglane sõdida ei ole. Ja kus tal jääb asi segaseks, peab ta eelistama kindlat kuulekust ebakindlale sõnakuulmatusele. Ehk siis loen veel korra ette, et kristlane peaks võimalikult palju selle pärast vaeva nägema, et asjas selgust saada ja seal, kus asi jääb segaseks, peab ta eelistama kindlat kuulekust ebalekindlale sõnakuulmatusele. Ja kokkuvõtteks siis ma saan, või minu nii-öelda seisukoht antud teema koha peal on see, et asi või küsimus ei ole selles, et kas me eestlastena oleme kuidagi õiglasemad või paremad kui teised rahvused, vaid sellel, et Jumal on meid loonud Eesti riigi kodanikeks ja meil on kohustus kuuletuda. Ja sõjas tappine pole ei hea ega õilis, aga paremat varianti mina ei suutnud välja mõelda. Kui ma näen, et pool, kelle poolt ma sõdin, on siis nii-öelda ebaõiglane, siis keeldun sõdimast ning olen valmis kannatama ka sellele vastavaid tagajärgi. Ja nii-öelda isiklikust seisukohast, et mina näen, et täidan oma kaitseväe kohustuslikku rolli pühendunult edasi ja kui tulevikus minu anded võimaldavad riigikaitsesse kuidagi rohkem panustada mõnel teisel sõjaametikohal, et siis ma olen valmis ka seda kohta välja vahetama.
tuli päris väga selline akadeemiline ja nii-öelda karm jutt. Võite äkki midagi küsida või avaldada oma arvamust, oma seisukohta. Ega ma ilmselt vastata ei oska, aga proovida võib, jah. Jah, see on väga huvitav ja hea küsimus, millele ma vastata ei oska, sest ma ei ole ise selle teemaga nii süvitsi tegelenud ja ma ei tea neid reaalseid põhjuseid, mis seal taga olid. Küll aga üldiselt maailmas ongi selline hall ala veel, üldiselt neid riike või neid seisukohti, et ennast kaitsta, sest keegi ei ole selle vastu, et kui keegi ründab, et siis sa võiksid enda riiki kaitsta. Aga ongi selline sõjaeetikas selline küsimuse koht, et kas on õigustatud selline preventatiivne sõda. Et kas sa võid minna enda territooriumilt välja ja kedagi rünnata selle eesmärgiga, et seal siis olukorda paremaks muuta. Ja see USA näide ongi täpselt selline, et USA ei sõdinud enda territooriumil, vaid läkski enda territooriumilt välja sõdima ja neid motiive seal ongi, nagu sa välja tõid, Silver, et seal täpselt ei olegi teada. Jah, see on see, mis öeldi, aga minul selles osas seisukohas seisukoht puudub. Minu elus ma näen, et ma ei pea selles olukorras oma käitumist, see ei sõltu mind, aga kui ma näiteks läheksin tegevväelaseks ja tegevväelased ka on liitlasvägedena, sõdivad praegu Eesti riigi piiridest väljaspool, siis minu jaoks, siis ma peaksin selle teema palju veel sügavamalt läbi mõtlema, et kas mina näen, et see on eetiline ja õiglane. Jah, seal vot see on jah, mul on raske seda enda jaoks läbi mõelda, sest mul seda olukorda ei ole. See jällegi oleneb, ma arvan, et rohkem sellest sõja eesmärgist, et kui ma näen, et mina selles islamistlikus riigis, mida ma siis tollel hetkel esindaks, ma näen, et see riik piinab inimesi ja tekitab sellise olukorra, kus ei ole elamisväärne elada, siis ma ilmselt keelduksin sõdimast. Ja see on õiglane ja kõik toimib, siis ja mina oleksin tolle riigi kodanik, siis ma ilmselt sõdiksin, jah. Aga vot see on jah selline küsimus, et mis siis ka oleks, ma täpselt ei oska öelda. Ja see kõik, mis ma siin rääkisin, see on see, mis ma teoreetiliselt ütlen. Ilmselt, kui see reaalolukord käes on ja võib-olla ma arvan, et lihtsam tollel hetkel on isegi sõdida, aga kui näiteks ongi keegi, mingi riik okupeerinud Eesti ja koondab mind siis võõrvõimu väkke, kus ma näen, et tegelikult see asi ei ole õiglane sõdida, et kas ma siis oleksin nõus ütlema, et ei, ma ei sõdi ja siis lähtuvalt sellest ilmselt minema surma. Ma ei tea seda, ma loodan, et olen, aga ma ei tea. Praeguse seisuga mitte, ei. Aga vot see ongi selline karm teema, sest ma olen müügitööd teinud, et inimene on päris kergesti mõjutatav, ja see inforuum, mis me tarbime, et
see on nagu, noh, ongi meid nii-öelda mõjutab. Et ilmselt, kui ma selles nii-öelda sellises inforuumis ja kogu aeg seda infot nagu saaks ja ma siis võib-olla mind oleks nii-öelda pestud nii, et ma läheks. Ja ma ei tea, loodan, et mitte. Jah. Et kas sõja... Ma arvan küll, jah. Võib-olla kristlastel on sellest nii-öelda kergem koos Jumala abiga läbi tulla, aga see nii-öelda mõjub kindlasti väga, väga karmilt igal juhul. Et see meil mingit nii-öelda püha kaitse mul ei ole ümber ja ma arvan küll, jah. Sellele küsimusele vastamiseks ma olen liiga rumal. Aga üldiselt ma arvan, et isegi kui sul on õilis eesmärk, siis eesmärk ei pühitse üldjuhul abinõud ja isegi kui sa mõtled, et sa lähed ja teed head ja võib-olla sellest lõpptulemus isegi võib tulla head, siis see, et sa lähed ja ründad ja vallutad ja tapad või teed midagi teist kurja, siis see ei õigusta seda õilsat eesmärki, mis seal taga on. Ma arvan, et nii palju, kui mina ajaloost tean, siis ma arvan, et see tagantjärgi võis võib-olla isegi tuua neid positiivseid asju, aga see nii-öelda käik kristluse ajal ei olnud ikkagi õigustatud. Aga jällegi, ma ei tea ajalugu nii täpselt, et ma oskaks täpselt sellele asjale vastata. Jah. Nii, kas on veel küsimusi, mõtteid? See on päris karm teema ja jah. Nojah, mul oleks seda raske uskuda, et selline nii-öelda käsk tuleks. Et jah, see on ka teema, mida ma ei ole enda jaoks suutnud nagu läbi mõelda, et miks see nii oli ja miks see vajalik oli ja patuohvrit ma õnneks altarile viima ei pea, noh. Aga ma arvan, et kui mina saaksin kuidagi mingi kõnetuse, et mine ja nüüd ründa mingit teist riiki, et see on nagu Jumala plaan, siis ma natukene väga tõsiselt kuidagi, ma arvan, ma pigem tekiks must küsimus, et ma ei ole Jumala kõnetusest selles mõttes õigesti aru saanud. No selle koha pealt ütles Urmas Roosimaa, et siit ei saa ära minna. Et me ei ela enam 50-ndatel, et piirid pannakse kinni ja tegelikult sul jääb 2 varianti. Kas ütled, et sa ei sõdi või sa ütled, et sa sõdid. Et seda varianti, et sa põgened paadiga Rootsi, no võib-olla teoreetiliselt keegi kuidagi suudab, aga see ei ole enam nii nagu siin 50-ndad, 60-ndad, millal see minek oli siin suures mahus. Jah, ja siis teeme
palvega ja siis lihtsalt tule. Kallis Jumal, sina näed palju suuremat pilti, kui meie näeme ja sina tead palju rohkem, kui meie teame ja Jumal, palun anna meile indu ja jaksu ja usinust otsida Jumal sind, et me mõistaksime parem, milline sina oled ja mida sina meile tahad ja Jumal, palun aita meil teha otsuseid lähtuvalt sellest, mida sina oma pühakirjas välja tood ja mida me tõesti näeme, et on õiglane ja õige, mitte selle põhjal, mis meil on mugav või mida teised teevad. Ja palun tõesti, et sina annaksid meile seda jõudu ja tahtmist. Ja Jumal, kui see teemaga siin täna oli väga selline karm ja nii-öelda mõtlema panev, et siis me ei laseks kuidagi sellel kõigel enda üle võimust võtta, vaid me saaksime ikkagi elada armus ja rõõmus ja me ei peaks kuidagi ennast maha materdama nende raskete teemadega, vaid sest sina tegelikult oled ju meie eest surnud ja me saame elada ilma patt ja me ei pea elama kuidagi maha surutuna, vaid me saame olla rõõmsad sinus ja nautida seda elu. Ja tänu sulle tõesti selle eest. Amen.